Mina olen Avelis ning olen pärit Võrumaalt. Hetkel töötan Viimsi noortekeskuses noorsootöötajana, õpin ülikoolis noorsootöökorralduse õppekaval ning tegutsen Eesti noorsootöötajate kogus Nutika noorsootöö töögrupis. Võib öelda, et minu viimaste aastate suurimaks kireks on saanud töötamine. Mul on meeldinud teha tööd praktiliselt kogu aeg. Hommikuti enne tööle minekut, ühistranspordiga tööle ja tagasi sõites, pärast tööd, lähedastega koos olles ning isegi öösiti, kui uni on ära läinud. Loomulikult ka nädalavahetustel ning puhkuse ajal. Eredaimalt on meeles jõulude ajal töötamine, mil lähedased veetsid ühiselt aega ning mina täitsin enda meeletult suurt Exceli tabelit. Ühel hetkel sain aru, et see on vale ning olin omadega päris ämbrisse astunud. Probleemist andis märku see, et olin kogu aeg töö tegemisest väsinud, ei jõudnud tähtaegadesse ning üleüldine töö kvaliteet kannatas. See ei saanud lihtsalt nii jätkuda. Samme esialgu muutuste osas ma ei astunud, sest töö oli vaja ju ära teha ning ideed realiseerida. Lõpuks, kui olin läbi põlenud ning esmaste ärevushäire märkidega, pidin olema enda vastu aus. Seetõttu võtsingi vastu umbes 1,5 aastat tagasi otsuse, et ei tööta enam rohkem kui 8 tundi päevas. Andsin ka sellest enda lähedastele ja töökaaslastele märku. Pean tunnistama, et selline otsus pole olnud kerge. Isegi 1,5 aastat hiljem tunnen ikka süütunnet, kui ülesanded on alustamata või pooleli, aga tore on tõdeda, et ajas on see vähenenud. Loomulikult on keeruline alati tööd 8 tunni sisse mahutada, mistõttu üle aja läinud minutid ja tunnid arvestan järgmisest tööpäevast maha, kuni nädalalimiit saab täis. Teen seda isegi siis, kui tööülesanded jäävad pooleli või tegemata. Samuti tuletavad mind ümbritsevad inimesed aeg-ajalt meelde, kui vastu võetud otsusest kõrvale hakkan hiilima. Tänu enda vastu aus olemisele, otsuse vastuvõtmisele ning lähedastele on oluliselt paranenud nii minu aja planeerimine kui ka oskus delegeerida ülesandeid. Nii on saanud töö produktiivselt ja eesmärgipäraselt tehtud ning tööd pole olnud koju kaasa vaja võtta või kauemaks jääda kontorisse. 8-tunnine tööpäev ei ole aga enam ainuke asi, mida jälgin. Planeerin igapäevaselt oma und ja vaba aega, et oleks kindlasti hetki iseendaga olemiseks ning mõtete väljalülitamiseks. Õhtuti täidan ka eneseanalüüsi päevikut, mille abil saan reflekteerida päeva jooksul toimunud sündmuseid ning teha kokkuvõtva järelduse. Kas tulin töö ja eraelu lahus hoidmisega toime? Olen leidnud, et tööpäeva ning vaba aja planeerimine aitab tööd ning eraelu üksteisest lahus hoida. See võimaldab tunda end hästi kogu aeg, nii tööd tehes kui vaba aega veetes.